Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras läks täna valitsusse mõttega, millega eelnevad valitsused on korduvalt sõnades flirtinud, aga keegi teoks ei ole teinud. Maha müüa riigile kuuluv Omniva ja valitsus kiitis selle mõtte heaks. Traditsiooniliselt varem Eesti Posti nime kandnud firma on järjest enam liikunud pakiturule ja tegeleb logistikaga ja nimi on muudetud Omnivaks. Selle otsuse peamised põhjused on muutunud turuolukord ja postiteenuste kasutuse vähendamine. Omniva tegutseb täna valdkonnas, kus on tal valdavas osas siis tegevusalaks pakiveo ja logistikaäri, mis on väga konkurentsitihe turg ja samal ajal traditsioonilise postiteenuse maht väheneb. Ajalehtede ja kirjade postkaartide vedu on niinimetatud universaalne postiteenus ja moodustab Omniva käibest vaid 5%. See on kahjumlik ja elab riigi toel. Sotsiaaldemokraadid kardavad, et mahamüümine on sellele teenusele hingekella löömine. Mure ongi see, et kui nüüd Omniva tõesti erastatakse vastavalt valitsuse plaanile, siis arusaadavalt äriettevõtetel on eeskätt kasumi teenimise eesmärk ja sellised võib-olla avaliku hüve nende pakkumise kaalutlused on teisejärgulised. Ehk tõepoolest sotsiaaldemokraadid olid ka varasemalt Omniva erastamise vastu ka valitsus olles just nimelt seetõttu, et ei halveneks maapiirkondades niigi juba halvemaks muutunud postiteenuse kättesaadavus veelgi. Minister lubab, et kõik saab korda. Mis saab ajakirjade ja universaalsest postiteenusest, mille osa on ka siis ajakirjade ajalehtede kojukanne, siis see kohustus jätkuvalt läheb üle siis järgmisele omanikule, kes selle ostab. See kestab 29. aastani. Sel hetkel lepinguid pikendatakse, kui teisi pakkujaid ei tule, peab see sama ettevõte seda teenuse osutamist jätkama. Sotsiaaldemokraadid aga ei usu, mida minister lubab. See on tänane selline lubadus, eks ole, et kui palju see lubadus maksab 2029 aastal, seda näitab elu. Ja küsimus on rohkem ka põhimõttes, et on mingid teatud teenused, millel on riiklik kaalutlus ja riiklik loogika, et neid pakutakse. Seni on olnud tõepoolest postiteenus üks nendest, mille puhul me oleme kokku leppinud ühiskonnas, et see on avalikult kättesaadav kõigile Eestimaa inimestele sõltumata sellest, kus nad elada eelistavad. Kas sotsiaaldemokraatide umbusk on paranoia või kogemusest õppimine, näitab siiski alles aeg. Erastamine plaanitakse lõpule viia 2027. aasta jooksul.